Armsad sõbrad, kätte on jõudnud suure nädala või püha nädala või vaikse nädala esimene päev. Täna on palmipuude püha. See on päev, mil me meenutame Jeesuse pidulikku saabumist Jeruusalemma paljude inimeste saatel, eesli seljas. Teda tervitati palmiokstega, õlipuuokstega, tema teele laotati rõivaid, tema kiituseks hüüti Hosianna Taaveti pojale, Hosianna temale, kuningale, kes valitseb kõrgustes. Jeesust tervitati, juubeldati. Me teame, et see oli aga millegi sellise algus, mis kujutab endast inimkonna ajaloo ühelt poolt, inimeste poolt vaadatuna kõige rängemat ülekohut, teiselt poolt aga Jumala poolt vaadatuna seda tundi, nagu Jeesus ise ütleb, mil kõik viiakse lõpule, kõik viiakse täide. Jumala poeg tuli siia maailma selleks, et meid lunastada. Ja see nädal, mis nüüd algab või mille meenutamist me nüüd taas palmipuude pühaga alustame, on selle jumaliku lunastusplaani, jumaliku pääste tahte täitumise nädal. Jumal on saatnud oma poja selleks, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid kõik need, kes ta vastu võtavad, kes oma lootuse tema peale panevad, kes mõistavad seda, et ilma Jumalata oleksid nad kadunud, kes tunnistavad oma patud ja võtavad vastu tema poolt pakutava andeks andmise, kõik need pääsevad igavesest surmast ja hukatusest ning pärivad igavese elu Jumala ligiolus. Just see on selle algava nädala keskne sõnum. Jumal on meid nõnda armastanud, ta on meid päästnud, ta on andnud meie eest oma ainusündinud poja, kes on kandnud ära meie süü, meie patu, kes on lasknud enda üle kohut mõista meie pärast, kes on surnud selleks, et meie võiksime elada ja kes on oma ülestõusmisega surma jalge alla tallanud ning kuradi meelevalla murdnud. See on see nädal ja see on ka selle päeva tähendus, mida me täna pühitseme, palmipuude püha tähendus, ning sellepärast loetakse traditsiooniliselt palmipuude püha epistlina ühte lõiku apostel Pauluse kirjast Filiplastele, kus kõneldakse sellest, et Kristus Jeesus, kuigi ta on Jumala kuju, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid alandas iseennast, sai inimeseks, meie sarnaseks, orja sarnaseks, oli kuulekas kuni risti surmani, andis ennast meie eest ja sellepärast on Jumal ta ülendanud üle kõikide ja andnud talle nime, mida kuuldes peab iga põlv nõtkuma, olgu taevas või maa peal või maa all. See on traditsiooniline palmipuude püha epistel apostel Pauluse kirjast Filiplastele 2. peatükist. Aga meie kirikukalendris on sellel aastal antud palmipuude pühaks veel üks teinegi epistli tekst ja selle me leiame apostel Pauluse 2. kirjast korintlastele. Apostel kirjutab siin nõnda. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast
surma, teistele aga lõhn elust ellu. Ja kes selleks kõlbab? Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad, vaid meie räägime selge meelega. Jah, nagu Jumalast lähtudes, Jumala palge ees, Kristuses. Nii kirjutab apostel Paulus oma teises kirjas korintlastele. See on huvitav võrdpilt, kas pole. Kristus viib meid endaga kaasa otse kui võidu käigus või triumfi käigus, nagu me võiksime samuti öelda. Mida see tähendab? Seda võrdpilti võib mõista mitmel viisil. Selge on see, et Kristust kujutatakse siin otse kui võidukat sõjaväe pealikku, ülemjuhatajat, kes on triumfi käigul, ta on saavutanud suure võidu, lõpliku võidu võime öelda, oma vaenlase ja ka meie vaenlase kuradi üle, surma üle, patu üle, kurja üle, põrgu üle ning nüüd on ta triumfi käigul. Ja meie, tema lunastatud, oleme sellel triumfi käigul, selles rongkäigus koos temaga. Kas me oleme seal nagu Kristuse sõjavangid? Jah, mingil kombel me oleme, sest me kuulume temale, me oleme tema omad. Selleks, et ta võiks meid lunastada või et me võiksime tema toodud lunastusest osa saada, me peame iseennast ära salgama, oma mina ära salgama ja temale järgnema. See oma mina ära salgamine, enda täielik üleandmine Jumalale Jeesuses Kristuses, see on teatud mõttes vähemalt võrreldav sõjavangiks olemisega. Aga muidugi ei tohi me arvata, et Kristus tahab meid aheldada. Kristus on tulnud meid päästma, ta on tulnud meid lunastama, ta on tulnud meid vabastama. Nii et kui me kasutame seda sõjavangide võrdpilti, siis võiksime pigem ütelda, et me oleme nagu vabastatud sõjavangid. Need, kes olid kuskil vangilaagris ja nüüd tuli vabastaja, tuli võidukas armee ja tegi vangilaagri värava lahti ning me pääsesime välja. Apostel Paulus kasutab sarnast võrdpilti oma kirjas Eefeslastele. Ta on selle õigupoolest võtnud Vanast Testamendist 68. psalmist ja ta räägib seal Kristusest, kes läheb üles taevasse ja viib vangi viidud endaga kaasa. Ehk siis need, kes olid vangis, aga nüüd on vabastatud. Ja Kristus viib need vabastatud sõjavangid endaga kaasa. Kolmas võimalus seda triumfi käigu võrdpilti mõista on aga see, et me oleme koos Kristusega nagu tema võidukas sõjavägi, sest me oleme ju tema kaastöölised või tema kaasvõitlejad. Apostel Paulus rõhutab ka, et ta on võidelnud head võitlust siis, kui ta teab, et tema elupäevad on lähenemas lõpule. Me oleme Kristuse sõdurid. Me oleme need, keda Kristus on kutsunud ja keda ta on läkitanud. Milleks? Selleks, et kuulutada tema armu evangeeliumi. Selleks, et mitte püüda enam kalu, nii nagu Jeesus ütles esimestele jüngritele, esimestele apostlitele, vaid püüda inimesi. Aga mitte nende vangistamiseks, mitte nende aheldamiseks, vaid nende kogumiseks. Nende kokku toomiseks, kes on ära eksinud, kes on hirmus laiali pillutatud nagu lambad. Nende kogumine selleks, et hoida neid, et päästa neid hukkumisest. Et viia nad sellele tõelisele rohumaale, kus nad leiavad igavese elu. Kristus on tulnud, et seda teha. Tema on viimselt see hea karjane muide, kes andis oma elu oma lammaste eest, aga meie oleme kutsutud tegema seda koos temaga.
Kui kalamees püüab kalu, siis need kalad surevad. Kui Kristuse jünger, Kristuse sõjamees, inimese püüdja nii-öelda püüab inimesi, siis tegelikult on ta pigem nagu vetelpäästja, kes tõmbab uppuja välja teda hukutada ähvardavatest veevoogudest. Mitte surmaks, vaid eluks. Me oleme koos Kristusega sellel triumfi käigul, sellel tema võidu käigul. Ükskõik, kas me oleme seal tema vangidena, jah, mingil kombel me oleme, nagu ma ütlesin, vabastatud sõjavangidena või tema sõduritena. Tegelikult me oleme seda kõike. Ja tema on see, kes käib meie ees, kes on käinud meie ees kõigepealt risti kandes ja ennast meie eest andes, aga kes nüüd läheb meie ees selleks, et juhtida meid igavesse ellu, taevasesse kuningriiki, läbi selle suure triumfi kaare, milleks on taevariigi väravad. See taevariigi värav, tõsi küll, Jeesuse enda sõnade põhjal ei pruugi olla selline suur ja imposantne nagu need triumfikaared, mida võime näha siin-seal suurtes linnades. Jeesus ütleb, et see värav on ahtak ja kitsas, aga tähtis on, et me liigume selle poole ja et me pääseme sellest läbi. Ja see pääsemine ei ole mitte meie tegu, mitte meie töö ega teene, vaid see on tema armu kingitus. Kui me läheme tema järel, kui me laseme temal ennast viia, siis ta viib meid läbi sellest igavese elu väravast, mis saab meie jaoks imeliseks triumfi kaareks. Aga apostel Paulus kasutab siin ka teisi võrdpilte. Ta kõneleb lõhnast. Ta ütleb, et me oleme kutsutud selleks, et teha teatavaks Jumala tunnetuse lõhn, teha see teatavaks, teha see avalikuks. Mis see Jumala tunnetuse lõhn on? Ühes teises kohas kasutab Kristus samuti võrdpilti lõhnast. Ta räägib Kristuse heast lõhnast, Kristuse ohvri, Kristuse armastuse heast lõhnast. See ongi see Jumala tunnetuse lõhn, mille meie peame nüüd avalikuks tegema, mida meie peame nüüd jagama, kuulutama. Johannese evangeeliumi alguses öeldakse meile, et keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Tema ainusündinud poeg on tulnud tema rinnanajalt, tema südamest, selleks, et Jumal meie jaoks, nagu seal öeldakse, lahti seletada, mõistetavaks teha, ligipääsetavaks teha, et meile Jumala tõelist olemust tunda anda. Ja nüüd oleme meie need, kes on koos Kristusega kutsutud. Apostel Paulus ütleb siin samas kirjas korintlastele, et ta on nagu käskjalg, nagu Jumala saadik Kristuse asemel ja ta palub, ta anub, andke endid lepitada Jumalaga. See ongi see Jumala tunnetuse hea lõhn, mida me oleme kutsutud jagama. See on Jumala armu evangeelium, rõõmusõnum Jeesusest Kristusest, kes on meid oma püha kalli vere läbi, oma ristisurma ja ülestõusmisega lunastanud. Me oleme need, kes koos Kristusega tema triumfi käigus on kogu maailma mööda ringi käimas selleks, et tunnistada, anda tunnistust tema võidust, patu, surma ja kurja üle. See on see Jumala tunnetuse, Jumala tundmise, Jumala tõelise tundmise, tema tõelise olemuse hea lõhn, tema armastuse lõhn. Kuidas me sellest tunnistust anname? Oma sõnadega, oma eluga, oma armastusega, oma valmisolekuga jagada seda imelist head, mille Jumal on meile kinkinud, tema armu nendega, kes on meie ümber. Teha kõik, mis võimalik, selleks, et neid, kes hukkuvad, oleks vähem ja neid, kes pääsevad, kes koos meiega sellest kitsukesest, aga ometi nii suurest väravast triumfikaarest läbi võivad minna, et neid oleks võimalikult palju. Selleks me oleme kutsutud.
Ja see võrdpilt lõhnast on päris hea, sest me teame, et lõhn jõuab väga paljudesse kohtadesse, kuhu ehk muud meeled või muudele meeltele kätte saadavad asjad ei jõua. Me tunneme lõhna isegi siis, kui me mõnda asja ei näe, kui see on meie eest varjatud, kui me ei saa seda katsuda, kui me ei kuule, aga lõhna me ikka tunneme. Ja ma tean, et inimesed on erinevad, aga mina kuulun nende hulka, kellele lõhnad on väga tähtsad ja seostuvad ka mineviku kogemuste ja emotsioonidega. Mõned paigad näiteks, mis on mulle meelde jäänud just lõhnade kaudu. Ja kui ma siis vahel kuskil tunnen seda lõhna või sarnast lõhna, kui imeline see siis on, sest et see toob mulle meelde mitte ainult selle aja, selle koha, vaid selle emotsiooni. Aga siin on midagi veelgi enamat. Siin on midagi, mida me ei oska endale veel tegelikult ettegi kujutada. Mingi ootamatu, kummaline lõhn. Ma mäletan, et ükskord ma olin ühes botaanika-aias ja seal ma tundsin korraga mingit imelist lõhna, sellist natuke magusat, aga mitte imalat. See oli natuke nagu maasikalõhna moodi. Ma ei tea, mis see oli, aga see oli imehea, see oli ülihea. Ja mida ma siis tegin? Muidugi ma püüdsin teada saada, kust see lõhn küll tulla võiks. Ja ma arvan, et ma leidsin selle allika üles, need olid mingid põõsad, neil ei paistnud olevat õisi, aga ometi neil oli see imeline lõhn. Ma ei oska öelda, mis põõsad need olid. Ei midagi erilist silmaga vaadata, aga see lõhn, see oli eriline. Ja just samamoodi oleme meie kutsutud jagama seda Jumala tunnetuse imelist lõhna, seda tema armu evangeeliumi. Hoolimata sellest, et meie oleme need, kes me oleme ja niisugused, nagu me oleme, mööda minnes pilku peale heites võime olla täiesti tavalised, nii nagu need põõsad minu silmadele seal, aga see lõhn ei ole meist enestest, see on Jumala tunnetuse hea lõhn, see on, ma kordan, Kristuse evangeelium, Jumala armu rõõmu sõnum. Ometi apostel Paulus on siin väga tõsine. Ta teab, et samal ajal kui see Kristuse evangeelium on paljudele eluks, on see paljudele paraku ka hukatuseks. Ta ütleb, et mõnedele on see nagu surmalõhn surmaks, kuigi mõnedele on see elulõhn eluks. Kuidas see saab nii olla? Evangeelium ei ole ju halb. Ja see ei ole nii, et see on hea ainult mõnedele. Ei, evangeelium on mõeldud kõigile, kõik vajavad seda. Ja Jumal tahab seda kõigile jagada. Jumal tahab, et kõik tuleksid tõe tundmisele, et kõik saaksid päästetud, et kõik saaksid õndsaks. Apostel Paulus ütleb kirjas roomlastele, et Jumal on kõik pannud sõna kuulmatuse alla, et kõik võiksid saada vabaks, kõik võiksid saada päästetud, et kõik võiksid õppida teda tundma ja leiaksid temas elu. See on Jumala tahtmine. Kuidas saab siis olla nii, et mõnedele on see evangeelium otse kui surmalehk surmaks, kui te olete kunagi seisnud surnukeha juures, mis on juba mõnda aega olnud surnud ja võib-olla mida ei ole hoitud kõige paremates tingimustes. Oma ameti tõttu olen ma pidanud sellistes olukordades päris mitu korda olema ja teate, mis see lehk või see lõhn, mis sealt imitseb, see võib olla teinekord täiesti hingemattev. See võib olla nii kange või nii tugev ja nii hingemattev, et on oht kaotada meelemärkus. Ma olen paar korda oma elus olnud sellises olukorras. Tõeline surmalõhn või surmalehk surmaks. See on väga tõsine ja eluline võrdpilt, aga mitte sellepärast,
et Jumala evangeelium oleks halb, et see tooks surma, vaid sellepärast, et Jumala armu evangeelium toob esile meie patu. Selle, et me oleme oma praeguses olukorras ilma Jumala armuta otse kui surnud. Me oleme täis surma ja roiskumist, nii nagu Jeesus ütleb, kui ta kõneleb variseridest ja kirjatundjatest, kes on otse kui lubjatud hauad. Need Jeesuse sõnad käivad tegelikult meie kõikide kohta, kui me oleme ilma Jumala päästva armuta. Sest meie patt teeb oma kohutavat hukatuslikku tööd meie sees ja evangeelium toob selle esile. Ja kui me siis ei ole valmis sellest patust ja kurjast pöörduma, kui me sellest kangekaelselt kinni hoiame, kas oma isekuse tõttu või selle tõttu, et me ei suuda seista vastu nendele naudingutele, mida need patud näivad pakkuvat või tõotavat, ükskõik mis see põhjus on, kui me teeme oma südame kõvaks, kui me ei lase Jumalal ennast päästa, kui me ei lase karjasel ennast tema õlgadele tõsta ja koju viia, vaid kui me põtkime talle vastu ja jääme kangekaelselt sellesse olukorda, kus me oleme, siis on meie saatuseks surm ja hukatus. Ja evangeelium teeb selle selgeks, sest et see on Jumala armu pakkumine. See on täiesti siiras pakkumine ja piisav selleks, et me võiksime õndsaks saada. Piisav ei kõla hästi, see on ülikülluslik Jumala armu kingitus, mis katab rohkem, kui me iganes võiksime arvata. Kui me ütleme Jumalale ei, siis on meie saatuseks, nagu öeldud, surm ja hukatus. Miks inimesed peaksid seda tegema? Seda on mul mõnevõrra raske mõista, aga nagu ma ütlesin, põhjuseks võib olla isekus, põhjuseks võivad olla mingisugused naudingud. Ma ei tea, mis kellegi puhul võib selleks põhjuseks olla. Aga ma olen paraku näinud olukordi, kus inimesed on teinud just sellise valiku. Ja ma tean, et me kõik tegelikult mõnes mõttes käime nagu noateral, sest et eks kurat ründa meid kõikvõimalike kiusatuste, ahvatluste ja meelitustega pidevalt päevast päeva. Me oleme need vaesed, nõdrad, viletsad inimesed, kes kipuvad mitte tegema head, mida me tahaksime teha, ja tegema halba, mida me ei taha teha. Aga me teame, et Jumal on see, kes võib meid päästa ja tahab meid päästa sellest meie olukorrast. Nii et palju olulisem sellest, et jah, mõnedele on see evangeelium otse kui surmalehk surmaks, on see, et evangeelium on siiski mõeldud meile elu lõhnaks eluks. See on nagu värske õhusööm selle jaoks, kes on lämbumas. Mõtleme selle peale. Me võime seda ju isegi proovida, hoida mõnda aega nii kaua, kui me suudame hinge kinni ja siis hingata, kui hea tunne see on, eks ole. Aga kui me ei tee seda ise, kui me oleme pandud sellesse olukorda, kui keegi meid kägistab ja see keegi on patt või õigemini kurat nende pattude ja kiusatuste kõige selle kurja kaudu. Ja me siis vabaks saame. Keegi tuleb ja kisub meid ära tema käest ja me saame selle sõõmu värsket õhku. Siis kui imeline, kui hea see on. Jah, oht on muidugi see, et me hakkame õige pea jälle pidama seda enesest mõistetavaks. Ja sellepärast on minu soovitus ikka olnud inimestele, mõelge aeg-ajalt selle peale. Püüdke nagu teadlikult jälgida oma hingamist.
Mitte sellepärast, et siin oleks mingisugune eriline maagia või midagi selle taolist, nagu võib-olla mõned õpetavad ja usuvad. Ei, ma ei taha seda öelda, aga lihtsalt jälgida pisut, mõelda selle üle, mida see tähendab, et meile on antud see võimalus. Või vahetevahel püüda kuulata oma südame tukseid või oma pulssi. Kui imeline see on, et meile on antud see võimalus, et meile on kingitud see elu. Tihtipeale see teeb ka olemise pisut kõhedaks, eks ole. Ma usun, paljud meist teavad seda, kui sa hakkad õhtul magama jääma ja siis sa justkui kuuled oma südame tukseid. Ja see teeb ärevaks, see teeb rahutuks, kuidagi tekib imelik tunne. Sellepärast, et see ei ole tegelikult midagi loomulikku. See on midagi, mis on meile kingitud. Me ei ole seda ära teeninud. Jumal on meid loonud, Jumal on andnud meile elu, muidu meid lihtsalt ei oleks. Ja nüüd Jumal tahab meile anda, kinkida midagi palju enamat kui see elu, mida me siin tunneme. Mitte lihtsalt need hingetõmbed ja südametuksed, vaid Jumal tahab meile kinkida oma enda täiuse. See on ju see igavene elu, mida me igatseme ja ootame ja millesse me loodame jõuda. Jumal on andnud Jeesuses Kristuses iseennast, mitte ainult meie eest, vaid ka meile. Ja ta teeb seda jätkuvalt ja ta tahab seda jätkuvalt teha. Tema on meie elu. Kui me anname tunnistust temast, kui me jagame enda ümber seda Jumala tunnetuse lõhna, siis me peame meeles pidama, et see ongi Jumala lõhn, nii öelda. See on Jumala armu kingitus. See, mida me tegelikult otse kui värsket õhku sisse hingame, on Jumal ise, jumalik elu. Ta on andnud ennast selleks, et meie võiksime elada ja elada igavesti koos temaga, võidutseda koos temaga, olla need, kes käivad koos Kristusega selles tema triumfi käigus, mitte ainult siin, selles elus, vaid igavesti. Me keegi ei ole seda väärt. Apostel Paulus küsib ka tänases epistlis, et kes küll on selle kõlvuline, kes selleks kõlbab? Mitte keegi. Vastus on, mitte keegi ei ole selle kõlvuline ega vääriline. Aga Jumal kingib meile oma armu sellegi poolest. Jumal on andnud oma poja sellegi poolest. Mitte, et meie oleksime selle ära teeninud, vaid sellepärast, et ta armastab meid. Jeesus Kristus on Jumala armastuse hea lõhn. Sellepärast on ta tulnud, inimeseks saanud. Sellepärast läks ta ka rahva hulga saatel Jeruusalemma, teades, et kuigi teda tervitatakse täna rõõmuhõisetega, otse kui kuningat, kes valitseb kõrgustes, siis mõne päeva pärast hüüab see sama rahva hulk talle midagi hoopis muud, hüüab lööda risti. Ta tuli sellegi poolest. Ta võttis selle kõik enda peale sellegi poolest, sest ta armastab meid. Ta on andnud ennast meie eest. Tema on surnud selleks, et meie võiksime elada. Et meie võiksime saada osa sellest tema armastuse elu andvast hinge tõmbes, sellest õhusõõmust. Ja muidugi, et me võiksime seda jagada kõikide nendega, kes on meie ümber. Armsad sõbrad, ma soovin teile õnnistatud suurt nädalat, püha nädalat. Ma soovin, et me kõik võiksime siira usu ja armastusega järgida Kristust sellel tema kannatuste ja ristiteel, teades, et meilgi on lootus olla kord osalised tema suures võidukäigus.